Tšau, kallid Kuudaro peregrupi liikmed, ongi siis juunikuu ametlikult kätte jõudnud ja vaatame siis selles videos üle, mida toob juunikuu kõikidele elutee numbritele. Tšau, elutee number 1 ja on hetkel teie aasta ja vaatame siit, mis on tulemas teile juunikuus. Elutee number 1, juunikuu energiad elutee numbrile 1. Ja midagi siit hüppas mitu kaarti korraga hopsti ja tundub, et siit tuleb mingit positiivset energiat. 4 kaarti vist on laual, 5 läks põrandale, tundus, et oli number 4 kaart, vaatame hiljem üle. Ja 1 ring peal, 3 kaarti tulid nägu ülespidi ja see kaart, nüüd pööras nagu näo tagurpidi, aga oli 4 täpselt nii nagu arvasin, nägin ära. Ja esimese kaardina elutee number 1 oli teil väljas keisrinna kaart. See on siis ülimalt võimekas nagu naisenergia kaart, natukene staari kuulsuse tuntuse energia, et keegi võib siin karjääris kindlasti ka saavutada, aga üldiselt see on nagu raseduse viljakuse kaart, et nagu ülim naisenergia, aga see on selline energia, mis ütleb, et sul on kõik olemas ja kõik on nagu hästi ja sa saad kõigega väga hästi hakkama ja oled nagu rahul. Et see on ülimalt positiivne energia. Võib tähendada mingit ema energiat, et võib siin olla mingi emaga mingi teema, eks ju, mingi suhtlemine, midagi. Et kuna ta on ema energia kaart, eks ju, võib ka olla võimeku ülemuse energia, aga kindlasti naisterahvas, meesterahvastele võib see olla võimeka austaja partneri energia kaart. Muidugi teisena on siin väljas ka karikate paas, mis on siis nagu nooruslik või lapselik energia, võib tähendada alati nooremapoolset austajat, aga kuna siin on ees see raseduse nagu kaart, kellelgi võib olla siin mingi emotsionaalne laps nagu, keegi võib midagi väga hästi tajuda, võite ise midagi hästi tajuda, et see on nagu intuitsioonikaart, eks ju. Midagi siin sellega seotud võib olla, aga kuna siin on see raseduse energia, et kellegil siin number 1-del võib veel see aasta tulla siis ka mingi lapse uudis. Väga huvitav muidugi, et siis laps, kui see on nüüd nagu järsku juhtuv asi, siis tähendab seda, et laps sünnib number 2 aasta energias. 1 ja 2 ei ole alati kõige paremad sõbrad, aga samas nad moodustavad 3, mis on nagu just see lapse energia. Et huvitav, mis siin on 3. kaardina? On meil väljas siis müntide 2. 2 on ikkagi siuksed nagu valikuvõimaluste kaardid, eks ju. Et mingi valikuvõimalus siin peaks olema mingis olukorras, müntidega tähendab head rahaenergiat, aga see on nagu paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart ka nagu. Et see kaart ütleb, et kui te oskate enda olukorda nagu hästi sulanduda ja mingi olukorra hästi nagu ära kasutada, siis see on nagu teile ülimalt positiivne. On siin nagu just hea rahaenergiat, mingi hea töövõimalus või võib-olla, et teete 2 asja korraga nagu, et müntide 2, eks ju. Nüüd teise rea alustuseks on meil väljas karikate 4. Ja see oli see 4, mis siis sinna põrandale nagu tahtis hüpata. See on natukene motivatsiooni puuduse kaart või solvumise kaart või pettumise kaart või see kaart ütleb, et teil on nina ees midagi ideaalset, midagi väga head nagu, aga te peate seda ise lihtsalt nägema. Ma ei tea, mis see teie jaoks võib nagu olla, aga see on heade võimaluste ja valikute kaart, aga millegipärast sellel kaardil alati on ka natukene negatiivne toon, mis tähendab nagu pakkumiste või võimaluste vältimist või midagi sellist. Nüüd muidugi tuli siit korraga 3 kaarti ennem ja hakkame siis tagant poolt tulema ja on siin väljas mõõkade 7. Ta võib olla natukene petmiste, valede, saladuste kaart, et selles mõttes natukene peate ettevaatlik olema. Muidugi võib tähendada, et siin minevikus keegi on saanud petta või ma ei tea, miks see solvumise energia siin ennem oli. Aga samas mõõkade 7 ei pea olema üldse negatiivne kaart ja ta võib rääkida ka taktikalisest lähenemisest. Et ta võib öelda nagu seda, et kui te siiamaani ei ole mingis teatud olukorras olnud edukas, kus te olete tahtnud olnud edukas, siis muutke mingit nagu lähenemist sellele ja siis võib tulla nagu palju kiirem mingi edukus millegiga. Ma ei tea, mis see teie jaoks on, te ise, ma arvan, peaksite aru saama. Ja on siin olemas ka 6. kaardina mõõkade kuningas. Ja tuleb nüüd see meesenergia ka siia number 1-dele sisse, 1 ongi muidugi meesenergia kaart või energia, aga mõõkade kuningas kindlasti hästi sihikindel, hästi iseseisev inimene, hästi nutikas, taibukas, eks ju, mõõkadega kindlasti hea suhtleja, muidugi mõõkade kuningas on ka ennast kehtestav, et ta võib olla otsekohese ütlemisega nagu mingi isik, eks ju, et igal juhul on see mingi ausa inimese energia, keegi võib teile siin midagi
öelda, mingi suhtlus võib siin olla, eks ju. No muidugi, kui olete suhtes olev isik, siis see raseduse energia siin on kuidagi nagu väga hea, aga siin on ka vaata mingit taktikat või mingit lähenemist peate te nagu muutma, et see tõeks saaks minu arust. Samas nüüd viimase kaardina on siin teil väljas ülem preestrinna, mis on siis selline hästi spirituaalne nagu naisenergia kaart. Ta võib tähendada sihukest mingit müstikat, te võite midagi avastada, aga see on sihuke hästi suur just eneseavastuse kaart. Et ma ei tea, mis võime või nagu mul on sihuke tunne, et nagu peaksite mingi võime avastama endas. Ma ei tea, mis võime see on, aga teis peaks olema mingi võime ja te avastate selle. Naisterahvad just pigem mulle tundub, et meesterahvad on siin selles mõõkade kuninga energias. Igal juhul midagi siin on väga huvitav, et paneb ennast ka nagu mõtlema, et siin on see raseduse energia, et nüüd oleneb sellest, et kellel on mingid suhteolukorrad, kellel on siin mingid töövõimalused, noh see müntide 2 on ka väga hea nagu mitme võimaluse nagu kaart, aga midagi te avastate või midagi saab selgeks teie jaoks või mingi sihuke mitte saladuse energia ka, et see on sihuke kavaluse energia, et natukene see kaart ütleb siin lõpus, et peate nagu olema ise kaval mingis olukorras ja läbi selle saate nagu mingi eduka või parema või mingi hea võimaluse või ma ei tea, mis siin täpselt toimub, aga väga huvitav elutee number 1. See oli siis teie lugemine, muidugi aitäh peregrupi liikmetele toetuse eest ja kui näeb seda videoga kunagi tavavaataja, siis kindlasti visake peregrupi liikmete kommentaaridele ka pöidlanuppe ja südameid toetuse eest. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau, elutee number 2 ja vaatame siis üle, on siin teil väike boonus ka nendele meistrinumbritele. Vaatame üle, mis on tulemas juunis, elutee 2 ja meister number 11 siis. Elutee number 2 ja meister number 11, mis on tulemas siit? Juunikuu, tundub huvitav tulevat. Päris palju mingeid isikuid, võtame viimase kaardi või? Väga huvitav. Siin läheb põnevaks grupp 2, sellepärast et esimeses lugemises oli siin elutee numbril 1 suhteliselt mõnede kaartidega sarnane nagu energia. Ja seal oli ka seos number 2-dega, et väga põnev on siin esimese kaardina kohe, mis nägin, kukkus välja sauade rüütel ja noh, oli siin mingi üks kuningas läksin ka tagurpidi, tuleb lugemises kohe, aga sauade rüütel, noh, kui see on teie enda energiakaart, eks ju, siis see tähendab sihukest tegutsemist, aktiivset tegutsemist, enda loovuse kasutamist ja võib-olla see kaart ütleb, et tehke midagi, mida teete nagu kirega. Aga igal juhul sihuke aktiivne, loov, kirglik energia. Samas võib olla kütkestava kirgliku austaja kaart. Noh, tulemärgid, jäär, lõvi, ambur, eks ju, võimalus sellega. Muidugi tähtkujud ei ole siin piisavalt tähtsad. Ja noh, üldiselt positiivse nagu energiakaart. Teise kaardina muidugi tuleb teile nüüd välja siin kaarik. Ja kaarik on pigem selline kaart, mis ütleb, et tegutsege enda nagu sisetunde järgi. Et siin on sihuke võidukas, edukas energia, aga see kaart ütleb, et te peate tegutsema enda kindlas suunas ja läbi selle tuleb mingi edukus. Ja ta võib mõnikord isegi öelda, et ärge siin nagu liiga palju kuulake nagu kõrvaliste isikute mingit arvamust või nõuannet või mingit soovitust või et keegi võib meelega üritada teile nagu midagi nagu negatiivset öelda, et teid nagu rajalt kõrvale pöörata või nagu teelt kõrvale tõmmata või mis iganes, eks ju, et teises suunas teid natukene nagu tirida ja võib see olla muidugi siin see seksuaalenergia selle sauade rüütli poolt, eks ju, et natukene peab ettevaatlik olema. Mulle tundub ja seda ütleb tegelikult ka kolmas kaart, sest kolmanda kaardina tuleb välja siin karikate 7 ja karikate 7 on mitmete võimaluste ja valikute kaart, aga ta ütleb seda, et te peate tegema väga hoolikalt ja läbimõeldult mingi otsuse või valiku, sest vastasel juhul te kordate mingit mineviku tsüklit. Ma ei tea, mis teil siin minevikus halvasti nagu läks. Tundub, et see on seotud mingi kire või mingi armastuse teemaga, aga see kaart nagu ütleb, et te olete minevikus nagu hammustada saanud ja kui te teete nagu samasuguse vea, siis te kordate lihtsalt seda, et te peate siin õppima mingist mineviku veast, mulle tundub. Samas nüüd on huvitav see, et elutee number 1 oli siit ka see ülempreestrinna kaart väljas ja teil tuli see ülempreestrinna koos müntide 6-ga.
ja miks see on just nagu tähtis, et nad koos tulid, on see, et müntide kuus on sihuke võrdse panustamise ja sihuke nagu hästi võrdne kaart, et kui te annate endast 100%, siis teine pool annab teile ka vastu 100%. Ja teil on mingi seos elutee numbriga 1, mulle tundub. Et neil oli ka Ülempreesti linnas on sihuke eneseavastamine, endast selgusele jõudmine, mingite võimete avastamine, keegi võib mingeid võimeid avastada. Noh, muidugi number 1 puhul mulle tundus seda rohkem, aga siin on olemas mingi müstika, mingi salapära, mingi avastamine, selgusele jõudmine. Noh, müntide 6 iseenesest on muidugi väga hea nagu rahakaart ka. Noh, ta ütleb, et on nagu võite, on kaotusi, on võtmist ja andmist, on ju, aga see on sihuke just tasakaalukas kaart. Võib tähendada ka mingeid materiaalseid üllatusi, kingitusi näiteks. Ja tuleb nüüd siit anda välja see kuningas, mis siin ennem nägin ära ka, et pakist välja kukkus ja noh, õnneks panin ta laual niimoodi õieti, et võtsin just selle kaardi nüüd ja 6. kaardina siis karikate kuningas. Võib tähendada siin mingit siukest spirituaalset austajat. Tegemist peaks olema siukse hästi eluküpsi inimesega, avatud meelega, hindab olukordi kaine meelemõistusega, tegemist on emotsionaalse inimesega, aga inimene oskab ka enda emotsioone nagu hästi kontrollida, et väga siuke nagu tasakaalukas kaart jällegi. Aga nüüd see on mees energiakaart. Ja nagu ma ütlesin, siin number 2-del võib olla number 1-dega mingi seos või midagi siin võib olla, eks ju. Et selles mõttes positiivne energia, samas muidugi kuningad ei pea olema alati meesterahva energiad, et võib ka tegelikult tähendada naiste rahvast, et mingid võimalused siin on olemas, mõlema sugupoole jaoks võib olla nagu kaart, siuke austaja partneri energiakaart, aga siin on selle austaja energiaga olemas ka see sauade rüütel, eks ju, mis on siuke tugevam seksuaalne energia, et ma ei tea, mis seal toimub. Ja tuleb siit välja ka karikate 4 ja karikate 4 oli samamoodi number 1 sees. Ja see tähendab mingit solvumist, mingit pettumist ja ma ei mäleta nüüd, mis neil need esimesed kaardid olid, et kas see seksuaalenergia läks ka, et siuke tunne nagu, et minevikus ongi keegi pettis, valetas, mis iganes ja karikate 4 tegelikult ütleb, et teil on silme ees olemas mingi ideaalne võimalus. Et mingi ideaalne inimene tundub nagu ideaalne võimalus, aga kuna mingi minevikus midagi läks nagu halvasti, siis keegi nagu kardab või mingi siuke energia on. Et ma ei tea, mida see siin täpselt tähendab, kas siin on seos nende ühtedega või mitte, eks ju. Et siin on ka nagu need meisternumbrid võivad midagi mängida, sest meister number 11 on ju põhimõtteliselt number 1-ga 3 ühte. Et midagi siin on ja viimase kaardina tuleb veel maagikaart ka, number 1. Vau! Number 1 kaart ka veel suurest arkaanist tuleb selle ühe jutu peale välja siin number 2-dele. Ja noh, maag, see võib tähendada igasuguseid asju, et kui tahta öelda negatiivselt, siis võib see tähendada, et keegi üritab kellegi peal mingit maagiat kasutada. Sellisel juhul võib see olla mingi seksuaalenergia maagia, eks ju. Samas positiivse poole pealt saab nagu öelda, et kõik peaks teis endis olema olemas, et te saaksite mingi eduka või positiivse nagu võimaluse suunas liikuda. Ongi lihtsalt see, et te peate tegutsema, suhtlema, uskuma ise endasse ja manifesteerima nii-öelda seda. Et see manifesteerimine ongi põhimõtteliselt seesama see usk ise endasse, enda võimalustesse ja tegutsemine selle nimel nagu. Ja siin võib saavutada hästi nagu palju ja tundub, et teil nagu midagi on juba nagu olemas või te ei näe midagi või ma ei tea, mis siin toimub nagu, et kas keegi mingi loitsu all, et siuke naljakas nagu energia, et kuidagi selle ühe ja see meister number 11 ka lubasin siin, et teen lõpus väikse lisaka, võtan siis ühe lisakaardi Kuutaro pakist ja vaatame, mis siit tuleb lisasõnumina 11 ja number 2 siis. Elutee 2 ja meister number 11 lisasõnum, sest see muidugi peaks nüüd ühtede juurde tagasi minema ja ütleme neile ka, et siin 2-del oli huvitav energia, aga samas ma ei lähe number 2 ja te peate ise selle sammu tegema, sellepärast et tuleb kaart, mis ütleb, et be bold and make the first move, ehk siis tegutsege ise ja tehke see esimene samm ja siis hakkavad teie jaoks asjad edasi liikuma. Ongi põhimõtteliselt siin lõpus lisasõnum ja Kaarik tegelikult ütles ka nagu, et ärge kuulake liigselt palju teiste mingit kõrvalust arvamust või mingeid mõttetuid nõuandeid või siis mingit negatiivset energiat ärge võtke nagu lihtsalt vastu. Tehke hoolikalt läbimõeldud otsus ja valik ja siis tegutsege, uskuge ja on juhtumas, eks ju. Nii et aitäh kõigile peregrupi liikmetele kanaleid toetamise eest. Muidugi, kui läheb ka avalikuks kõikide teiste vaatajate jaoks see video tulevikus, siis kindlasti visake peregrupi liikmete kommentaaridele ka pöidlan nuppe. Ja oli meeldiv ning kohtume varsti taas.
Tšau, elutee number 3 ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile juunikuus. Elutee number 3 juunikuu energiad. Mis on elutee number 3 juunikuu energiad? Hopsti, alustame väga positiivselt. Number 3 juunikuu. Ja tuleb. Enne lugemist tuli ka välja ja läks pakki tagasi, siis kui ma pakki läbi segasin ja tuli nüüd ka ära ja hea küll, mõtlesin, et võtan viimase kaardi ja tuli siia paki peale ja las ta siis jääb, on ju. Aga 2 kaarti on siin natukene peidus ja vaatame kohe üle. Läheb põnevaks. Esimese kaardina grupp number 3 on teil väljas müntide 8. See on mingis mõttes nagu natukene nõme energia, sest see on siuke kannatlikkuse energia. Et keegi peab siin olema nagu kannatlik ja tegutsema edasi ja siis on tulemas tulemused, aga ta lubab nagu väga häid tulemusi, sest müntide 8 ütleb, et kui te panete energiat asjadesse, mis te tahate, et areneksid, siis need asjad ka arenevad. Ta võib olla õppimise kaart, ta võib olla treenimise kaart, harjutamise kaart, lugemise kaart. Et siuke huvitav arenguenergia, aga ka kannatlikkuse energia, et siuke tasasõuad, kaugele jõuad. Samas kindlasti peab tegutsema. Seda ütleb õnneratas. Ja õnneratas ütleb niimoodi, et kui te jääte nagu koha peale seisma või ei tegutse mingi arengu nimel, siis hakkab teid saatma nagu ebaõnn ja võivad teised olukorrad ka hakata teie jaoks nagu ära lõppema. Aga ta samas ütleb, et kui te nagu tegutsete edasi mingite eesmärkide nagu nimel, siis saadab universum teile mingeid uusi võimalusi ja uusi valikuid ja peaks teid tagama ka siis nagu hea õnnega. Muidugi õnneratas käib üles-alla, eks ju, aga igal juhul pigem ta nagu soovitab siin mitte jääda liiga pikaks koha peale seisma. Küll aga 3. kaardina on teil väljas mõõkade 4 ja see kaart ütleb seda, et on vaja siiski ka puhata ja see võib tähendada just nagu puhkust inimestest või suhtlusest, sest mõõgad on siuksed mentaalsed, aga ka suhtlevad energiat ja ta võib mõnikord tähendada seda, et te olete liiga palju nagu valedele inimestele välja andnud enda mingit energiat. Et ma ei tea, mida teie olukorras siin nagu tähendab, see on natukene siuke hirmu või stressi või mingi ärevuse kaart ka ja see kaart ütlebki nagu seda, et te peate rohkem võtma aega nagu ka iseenda jaoks ja see võibki olla see müntide 8 energia, mida te peate siin endale võimaldama, mingit arengut, mingit edasiliikumist, mingit muutust. Ja nüüd segasin pakki algul ja läks pakki tagasi karikate S ja annan nüüd siin kaardid läksid veits valesti. Annan ta siis nüüd välja ära, tuli siit pakist ise, nii et järelikult oli teile täiesti mõeldud kaart. Muidugi nüüd karikate S, eks ju, see on siuke hästi suur romantilise energia kaart. Et kui te olete suhtes olev inimene, siis ta võib tähendada nagu järgmisi etappe. On see siis mingi kokkukolimine, abielu või rasedus. Muidugi hästi tugevalt just on siin karikate S-as alati see raseduse energia. Tähendab kindlasti positiivseid nagu emotsioone, aga ta on ka siuke nagu turvatunde kaart ja stabiilsus võib-olla. Ja muidugi vallalistele inimestele võib see tähendada justkui mingit uut romantilist algust. Et ülihea nagu romantika energia järsku nagu tuli selle kaardiga siit sisse ja see tuli juba enne nagu lugemist. Et midagi siin on ilmselt grupil number 3 seotud ka romantika asjadega. Ja nüüd on eriti hea, tuli siit selle viimase kaardina, mida ma pakilt küsisin välja, mõõkad äss ka. Ehk siis grupp number 3 võtab siit 2 ässa endale ära ja mõõkad äss tähendab alati siis mingit selgust, mingid lahendusi, et kui on olnud mingi küsimusi, millele ei ole olnud teil vastuseid, siis need vastused nendele küsimustele peaks nagu tulema. Ja ta on hästi hea siuke selguse kaart ja ka nagu ta on siuke mentaalselt vabastav nagu kaart, et kui keegi on loonud teile siin mingeid illusioone või no tõesti, ma ei tea, midagi siin on nagu, et võite nagu avastada ja samas huvitav just mõõkade ässa puhul on see, et mõõkade äss on ka nagu hästi edukate ja positiivsete nagu uute võimaluste kaart. Et kui te olete midagi mõelnud proovida siin hiljuti, see võib olla seotud midagi materiaalse, mingi äri või asjaga ka selle müntide 8-ga, et see kaart soovitab vähemalt midagi proovida, sest mingi asi võib kellegi jaoks hästi kiiresti arenema hakata. Ma ei tea, mis see siis täpselt on, et see võib ka olla suhteenergia selle karikate ässaga, et siin on väga palju võimalusi, et see 2 ässa praegu siin järjest on ülimalt võimas grupp 3 ja tuleb teile 6. kaardina välja siis mõõkade emand. Tuleb nüüd isiku energiakaart siia ka sisse, muidugi mõõkade emand, eks, et ta on hästi enesekindel ja iseseisev ja sihikindel ja samas mõõkadega siuke aus või õiglane inimene ja mõõkadega ka hea suhtleja. Samas nüüd mõõkade emand üks ja miinus on see, et mõõkade emand on iseendaga vahel liiga karm, aga selle jaoks on väga hea see, et on siin see mõõkade äss ka ees, et see võib tähendada mingit siukest
niisugust vabanevat energiat mingist negatiivsest energiast. Et kui see on teie enda energia, kui te tunnete ennast selles ära. Samas paljude jaoks võib see olla niisugune nagu austaja partneri lähedase isiku energiakaart, eks ju. Et võimalusi on palju, isegi ei ole see sugu selle kaardi puhul nii tähtis, sest isikukaart lihtsalt tuli lauda. Ja muidugi nüüd viimase kaardina on grupil number 3 väljas mõõkade paas. See on nüüd väga huvitav, eriti kui vaadata seda tervet nagu lugemist. Sellepärast, et mõõkade paas on hästi siuke nagu nooruslik või värske energia, ta võib tähendada lapsikut energiat. Ehk siis muidugi baasi ja emanda vahel on nagu suur vahe, aga see justkui tähendab nagu suureks saamist või mingit hästi suurt nagu spirituaalset arengut või keegi on siin mingi suure arengu läbi teinud, mulle tundub. Muidugi mõõkade baas võib tähendada ka uusi väljakutseid, eks ju, et siin tuleb valmis olla ka selleks, aga samas väljakutsed ongi selle jaoks, et neile vastu minna ja neid ületada ja läbi selle siis nii-öelda õppida ja areneda. Et igal juhul mulle tundub, et see on kellegi jaoks siin ülimalt positiivne energia ja siin on siuke, ma ei tea, millegipärast tahan öelda kaua tehtud kaunike, ma ei tea, kellegile midagi kindlasti see ütleb nagu, et millegipärast tuli siuke asi praegu seda müntide 8 vaadates. Et positiivne energia igal juhul on siin armastuse võimalus, on siin karjääri võimalus, aga igal juhul ütlen selle mõõkade 4-ga ja ka samas õnnerattaga, et õnneratas ütleb, et peab tegutsema, aga mõõkade nagu 4-ga ärge unustage nii-öelda just puhata mingitest teatud suhtlustest, et siin võib olla mingit siukest negatiivset suhtlust või mingit, mis ei ole teile nagu kasulik mentaalselt, mulle tundub. Et sellest peab nagu vabanema ja peab mõtlema positiivselt, aga igal juhul müntide 8 ütleb, et kui te panete energiat olukordadesse, kus te tahate näha arenguid, siis nendes olukordades need arengud teie tegutsemise puhul ka tulevad. Nii et peregrupi liikmetele suured tänud kanalit toetamise eest ja kui on siin neid mitte peregrupi liikmeid, kes vaatavad seda video tagant järgi, siis kindlasti visake peregrupi liikmetele tänutäheks ka pöidlan nuppe. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau, elutee number 4 ja lisaks siis lõpus on siin meister numbrile ka lisakuutaro kaart ning vaatame, mida on juunikuu toomas. Elutee numbrile 4 ja meister 22. Ohoo. Ja elutee number 4, mis on tulemas, mis on, ahaa. 22 ka või? Okei. Hea küll. Oli siin mingi huvitav mõttekäik enda peas, aga vaatame, mis siit tuleb. Esimese kaardina muidugi nägime kohe ära, et tuli siit müntide 7. Müntide 7 on tegelikult nagu mingi tulemuse juba nägemine, mulle tundub. Mingis olukorras peaks teil midagi arenema. Tegemist võib olla mingi materiaalse või rahalise arenguga. Samas müntide 7 on ka siuke kaart, mis ütleb, et ei pea kuhugi nagu kiirustama, et võite ka võtta hoogu maha, vaadata olukorda eemalt, hinnata seda ja siis teha mingeid uusi plaane. Et igal juhul see on siuke positiivsete võimaluste kaart, eriti siis materiaalses mõttes. Nüüd aga teise kaardina on tulemas teile välja mõõkade rüütel. Kui see on teie enda energiakaart, siis see tähendab mingit siukest kiiremat tegutsemist või mingit kiiremat suhtlemist. Samas just on siin ees müntide 7, mis ütles, et ei ole vaja liigselt kiirustada, eks ju. Sellisel juhul on siin võimalus, et see võib olla siuke austaja partneri energiakaart. Kas inimene on tulnud väga järsku teie ellu või on väga järsku tulemas uus inimene teie ellu. Mõõgad on mingis mõttes siuksed ausad õiglased kaardid, samas tähendavad ka alati katsumusi või väljakutseid. Et see võib olla siuke ka nagu proovile paneva austaja energiakaart, aga midagi võib siin teie olukorras juhtuda väga järsku. Samas on siin olemas ka karikate 6. Ja karikate 6 on väga hea siuke sõprussidemete kaart või siuke kerge lapselik mänglev energia. Hästi palju positiivseid nagu emotsioone, et see on siuke nagu natukene nagu lapsepõlve sõbrakaart või minevikule peegeldamine võib-olla mingi siuke hästi positiivne energia, et see võib tähendada minevikust tagasi tulevat inimest, kes pakub teile hästi palju positiivseid emotsioone. Kuna siin on see mõõkade rüütel, eks ju, et väga järsku võib siis mingi inimene minevikust tagasi tulla, aga igal juhul peab see olema selline inimene, kes on siis
teist eemaldunud positiivse energiaga. Et siin ei saa olla mingi sihuke halb energia. Samas võib see tähendada alati suhtlust suurema vanuse vahega. Et võib tekkida mingi suhe või sidega suurema vanuse vahega. Ja noh, muidugi on siin kohe selle peale siis olemas tegelikult ka karikate kuningas. Ja karikate kuningas alustab nüüd teist rida ja toobki sisse tegelikult sellise hästi eluküpse nagu energia, et karikate kuningate kohta öeldakse alati, et see on hästi sihuke eluküps inimene, hindab olukordi kaine meelemõistusega, tegemist on emotsionaalse inimesega, aga oskab ka enda emotsioone siis nagu väga hästi kontrollida. Et noh, võib see olla siin nagu teie enda energia, samas võib see olla siis ka mingi sihuke austaja partneri lähedase isiku energiakaart, kelle te siin ära tunnete, et noh, meesenergia kaart alati 100% ei tähenda ka meesterahvast, et noh, paljude jaoks ta on sihuke austaja kaart. Vaatame, mis siit veel tuleb. Ja tuleb siit välja nüüd Hierofanti kaart, ei, Hermiti kaart, sorry. Hermiti kaart ja Hermik on pigem sihuke nagu üksildane energia, aga see on justkui nagu enda sisemaailmaga tegelemise kaart. Muidugi siin võib olla mingi seos selle meisternumbriga ka sees, et keegi siin tegeleb enda mingi spirituaalse ärkamisega. Keegi on midagi avastamas, keegi on millegis jõudmas selgusele, keegi võib siin avastada endas ka mingeid võimeid. Et kaks sükest hästi spirituaalset nagu kaarti kõrvuti ka, et see karikate kuningas, et kõige spirituaalsem kuninga energia kaart ja siis see Hermit. Ja selle peale nüüd koer koridoris tegi haugatuse, et see on kellegile nagu mingi sihuke märk, et teie kohta midagi siin käib, mulle tundub. Ja on siin 6. kaardina väljas sauade 10. Ja sauade 10 nüüd muidugi tähendab siis sihukest nagu raske tsükli lõppu ja uue parema tsükli algust sauade 10-ga. Noh, sauad on alati aktiivsed, loovad ja kirlikud ja see tähendab, et keegi on hästi palju pidanud nagu tegutsema või rabelema siis nagu ja võib-olla mitte ainult sellepärast, et endal oleks hästi, vaid et teistel oleks hästi. Aga tundub, et keegi nüüd on saanud siin mingi parema suuna liikumises ja see tähendab mingitest muredest või probleemidest nagu vabanemist uuel tsüklil. Et kellegi jaoks peaks algama siis uus murevaba tsükkel siin. Aga igal juhul noh, sauadega ikkagi te peate olema nagu aktiivne ja tegutsema edasi. Ja tuleb siit lisakaardina välja ka müntide 3 ja see võib tähendada nüüd tegelikult ikkagi mingit rahalist nagu arengut. Ja siin võib hoopis olla mingi sihuke asi, et võib siin tulla minevikust hoopis keegi tuttav tagasi ja pakkuda kellegile mingit tööalast võimalust. Aga müntide 3, eks ju, et see on väga hea sihuke meeskonna töökaart. Et see kaart ütleb, et kui te vajate abi, siis küsige, teid aidatakse. Ja samas tähendab ta edasiste plaanide tegemist ja ütlebki nagu seda, et ei ole vaja siin midagi nagu üksi läbi suruda, et võtke keegi appi, tehke midagi koos ja tuleb nagu sihuke hea tulemus. Ja võib tulla palju kiirem tulemus, kui te ise nagu algul arvasite või lootsite. Et siin võimalusi ja valikuid peaks olema ja peaks siin tõesti mingi raske tsükkel ära lõppema. Muidugi üllatav on siin sihuke hästi tugev spirituaalenergia, et siin meistri numbritele võtame siis 4 all ühe lisakaardi ja vaatame, mis on siin lisasõnum siis elude number 4 ja meister number 22. Ja mis see kuutara kaart ütleb? Don't let pride get in your way, ehk siis ärge laske uhkusel ennast tagasi hoida. Vot see ongi täpselt see sama energia, et te peate muutma siin seda lähenemist mingil olukorral, et te peate teistega tegema rohkem mingit koostööd ja läbi selle on siis tulemas mingi palju kiirem või palju positiivsem areng. Võib see olla siis nagu materiaalne, hästi hea spirituaalne nagu energia on ja võib ka tähendada seda, et siin midagi nagu minevikust tuleb tagasi mingi hästi positiivne energia. Ma ei tea, mis see siis on, kas see on mingi austaja, sõber, tööpakkumine, midagi siin on, rahaenergia on hea. Aga oli siis peregrupi liikmetele aitäh öeldud, on ju, et tänan, et ikkagi toetate seda kanalit. Muidugi, kui on siin need vaatajad, kes vaatavad tagant järgi mõned nädalad hiljem seda video, siis kindlasti visake peregrupi liikmetele ka pöidlanuppe nende kommentaaridele tänutäheks, et nad toetavad seda kanalit. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau, elutee number 5 ja vaatame siis üle, mida see juunikuu on toomas siin teile. Ja elutee number 5 juunikuus, mis on tulemas elutee numbrile 5. No 5 on siuke muutuste energia, on siuke aasta keskpaik ka, eks ju, tulemas ja mis on tulemas? Elutee number 5.
ja siit on nüüd väga siit on tulemas päeva parim lugemine, mulle tundub hetkel. Võimalusi on, lisakaart ja tuleb. Muidugi tuli negatiivne kaart, oleks tahtnud jätta võtmata, aga siiski kõik muu on siin meeletult positiivne. Number 5, esimese kaardina tuleb teile keisrinna kaart, tahtsin öelda karikate kuningas, vist midagi karikatega, aga midagi võib olla seotud teil karikate kuningaga, aga on siin tõesti siuke keisrinna energia, see on võimekas siuke, ta võib tähendada nagu mingit kuulsuse, tuntuse energiat ka, aga ta on nagu raseduse energia, viljakuse energia, kõigega toimetuleku energia, et siuke ülimalt positiivne ja võimas energia, mis ütleb, et ma saan kõigega hakkama, mul läheb hästi, ma olen eluga rahul. Siin muidugi, ma ei mäleta, kas number 1-del oli täpselt samasugune nagu energia, muidugi seal 1-de ja number 2-dega oli ka mingi päris huvitav kokkulangemine, aga täna on üldse huvitavad lugemised olnud, number 5-le nüüd ka siis, naisenergia kaart võib ka tähendada ema või ülemuse energiat, eks ju. Et eriti muidugi hea on see naiste rahvastele, et siis on võimalik naistel endal see energia saavutada. Meestele võib see tähendada nagu siukest viljakat või võimekat austajat partnerit. Samas nüüd teise kaardina on siin kohe väljas teil müntide 8 ja müntide 8 on siis meeletult hea siuke nagu karjääri või tööenergia kaart. Samas ta on hästi nagu kannatlikkuse kaart, et see kaart ütleb, et kes tasa suuab, see kaugele jõuab ja kaart ütleb, et kui te tegutsete olukordade nimel, siis tuleb ka positiivseid tulemusi ja arengut. Ta võib olla õppimise kaart, treenimise, harjutamise kaart, eks ju, aga kindlasti ka siuke nagu tööenergia, mingi areng. Ja kohe peale seda oli kukkunud lauale siis number 5-le ka sauade 6 ja sauade 6 on uhkuse ja siuke tunnustuse nagu kaart, lavavalguse kaart, isegi võib öelda seda kaarti nagu vaadates ja samas siis see kaart peaks tähendama mingit edukat olukorda teie jaoks ja võib tähendada mõnikord ka nagu siukest nagu konkurentsil ärapanekut, et kui siin on mingis olukorras nagu mingi konkurents, siis tundub, et teie tulete olukorrast välja nagu võitjana, et see on siuke meeletult edukas energia, muidugi sauadega te peate olema ise aktiivne, kasutama ära enda loovust ja tegema midagi, mida te teete nagu kirega ja sealt need arengud tulevad ja te peate olema meeletult enesekindel, sest et number 5 võtavad nüüd endale ära selle sauade ässa ja esimest korda täna siis sauade äss lugemises väljas. Ja see näitab 10-kordselt seda sauade 6 energiat, ehk siis meeletu enesekindlus, meeletu võidukus saavutamine ja just see nagu tegutsemine nende asjade nagu nimel, et see kaart ütlebki, et senikaua, kuni te ise nagu tegutsete, senikaua te olete nagu edukas, et ta ei ole küll nagu jõukaart, aga temas on lihtsalt nii tugev nagu energia. Muidugi see on ka hästi tugev nagu seksuaalenergia ja teil on siin üleval see karikate emand, eks ju, et see võib tähendada väga tugevalt mingit raseduse energiat, et siin suhtes olevatele inimestele 100%, eks ju, muidugi ka vallalistele inimestele, kui ilma kaitsevahenditeta toimetate, on ju, et võimalusi siin on ja nüüd muidugi kohe peale seda sauade ässa tuli välja ka karikatäss ja karikatäss tähendab veel kord raseduse energiat, ehk siis elutee number 5, teil on hästi tugevalt siin juunikuus raseduse energia sees ja ütleme niimoodi, et suhtes olevatele inimestele võib ta tähendada ka kokkukolimist või abielu, vallalistele inimestele võib ta tähendada siis mingit uut romantilist nagu tsüklit, aga siis võib-olla peate nagu ettevaatlik olema, et kohe nagu rasedusega asi ei alga, et kui te inimest veel ei tunne, siis on natukene ohtlik, et ei soovita, aga teie teete ise need otsused, eks ju, et kaartide järgi nagunii ei ela. Muidugi, siin on need töövõimalused ka, et karikate äss ei pea alati tähendama romantikat, ta võib tähendada meeletult positiivseid emotsioone ja siin on seda võidukuse energiat nagu nii palju, et siit tõesti peaks nagu tulema. Samas küsisin siin lõpus täiesti mõttetult lisakaarte vaadates seda, palju mul veel laua peal on need 3 kaarti, et teistele ma olen võtnud siin võib-olla kokku 7 maksimum ja on siin väljas teil siuke mõõkad 9, mis võib tähendada natukene siukest nagu pettumustunnet või minevikust mingit kahetsemist või kurbust või mingit hirmu. Muidugi 9-te energiad on siuksed nagu lõpetamiste energiad, et siin võib-olla on see kaart tuli selleks, et öelda, et jätke see mingi mineviku asi juba nagu minevikku ja minge
edasi ja siin on nagu palju positiivset teil tulemas ja peate lihtsalt tegutsema ja kõik läheb hästi, et keegi siin võib-olla hoiab natukene liigselt kinni ka mingitest mineviku hirmudest või kellelgi on mingid halvad unenäod või unepuudus või et see ei pruugi ka teie energia olla, et võib ka olla minevikust mingi energia, et keegi käitus teiega halvasti ja selle peale tuleb kohegi siin mõõkade 9 peale välja karikate 9 ja ma täitsa panengi ta selle kaardi nagu peale, sest see kaart sobib palju paremini siia lugemisse ja karikate 9 on siis seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart, muidugi see seksuaalenergia rasedus, eks ju, ikkagi tahab siin kogu aeg nendest kaartidest teile välja tulla number 5. Muidugi see on ülim sihuke rahulolu ja positiivne energia, et igal juhul tähendab see, et te saate midagi siin nagu tähistada või keegi võib siin tunda isegi, et mingi elusoov või unistus on nagu täitunud, et nii positiivne energia on siin sellest kaardist tulemas ja on ka teil väljas siis siin karikate kuningas, mis läheb ka siis vist väga hästi kokku number 1 lugemisega. Minu jaoks muidugi väga sihuke huvitav energia, et minu partner on number 1 ja siin endal ka siin sihuke veits karikate kuninga teema on siin selle taroga, on ju, et number 5 midagi lisasõnumiks ka teile, on ju, minu elust, aga võib see tähendada teie jaoks austajat partnerit, hästi avatud meelega inimene, hindab olukordi kaine meelemõistusega, on emotsionaalne inimene, samas oskab enda emotsiooni ka nagu talitada justkui või vaos hoida või et hästi sihuke nagu tõesti positiivne nagu energia tuleb siit sisse, et võite ise selle energia saavutada olenemata sellest, kas te olete meesterahvas või naisterahvas, et karikate kuningas on, ma arvan, sihuke 50-50 energiakaart nagu nii, et seda spirituaalenergiat seostatakse rohkem nagu naisenergiaga ja kuna karikate kuningas on kõige spirituaalsem kuningakaart, siis on see 50-50, aga samas siin üleval on see keisrinna juba olemas, mis on 100% naisterahva energia, et jah, igal juhul väga positiivsed energiad ja lõpetuseks tuleb siis ka veel müntide baas, mis võib tähendada, baasid on lapse energiat, jällegi tuleme selle raseduse juurde tagasi, on ju, võib tähendada viljakust, samas võib tähendada mingit viljakat mõtet või ideed, eriti mingit ärialast asja müntidega, et ülimalt positiivne nagu energia, et tundub, et kui ise tegutsete, siis on tulemas mingid arengud ja samamoodi number 5 olen teiega ühes paadis ja ka püüan tegutseda võimalikult palju nende arengute nimel ja teeme koos ära. Peregrupi liikmetele suured tänud toetuse eest, kui näevad ka teised number 5, kes ei ole peregrupi liikmed, siis kindlasti visake palun peregrupi liikmete kommentaaridele neid pöidlanuppe tänutäheks, et nad toetavad kanalit. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau, elutee number 6 ja väiksed lisasõnumid ka meister number 33-le. Lõpus tuleb siis lisa kuutaro kaart ja vaatame, mis on juunikuu toomas siis elutee number 6 või 33. Elutee number 6, see on ikka kõige tähtsam 6 või 33. 6, 33, 6, 33. Ja võtame ühe lisakaardi või lõpukaardi ja tegelikult on siin maha juba kukkus ka üks kaart, vist kukkus 1, mitte 2, ma loodan. Ja paneme need kaardid niimoodi ja ma ei tea, kumb nüüd siin ennem kukkus, aga vist kukkus ikkagi see. Esimese kaardina annan siit välja teile karikate 10. 10 nüüd on muidugi sellised kaardid, mis lõpetavad ära mingi vanema, võib-olla mitte nii eduka tsükli, alustavad siis uut paremat tsüklit, aga see on väga hea sihuke nagu pereõnnekaart, head aegade ettekuulutus, positiivsed emotsioonid, harmoonia ja võib tähendada uut peretsüklit just siis, et siin on ka sihuke nagu laste energia, aga just emotsioonid. Ja kohe teise kaardina oli teil väljas siis mõõkade äss ja mõõkade äss on nüüd meeletult hea sihuke selguste kaart, lahenduste kaart, et kui on olnud mingid olukorrad, millele teil ei ole olnud vastuseid, siis need vastused peaksid tulema ja ta on ka sihuke nagu mentaalselt vabastav energia, et kui keegi on üritanud teile mingeid kärbseid siin pähe ajada või mingeid illusioone luua, siis need asjad selle kaardiga tegelikult peaksid tulema nagu välja ja tegelikult see kaart on ka väga positiivne sihuke uute alguste või uute võimaluste kaart ja mõnikord see kaart võib öelda, et mingi uus asi võib teie jaoks hakata arenema meeletult suurel kiirusel, et ma ei tea, mis see teie jaoks nagu on, aga igal juhul see kaart soovitab nagu proovida ja mitte karta nagu tegutseda ja muidugi on siin kolmanda kaardina väljas ka ikkagi karikate 8, mis paneb nagu arvama, et keegi ei ole veel sellest vanast tsüklist nagu
lahti lasknud ja karikate 8 on just selline kaart, mis ütleb, et selle jaoks, et te saaksite liikuda edasi mingi elu mõtte või unistuse poole, selle jaoks te peate laskma lahti millestki negatiivsest. See võib olla mingi toksiline side, suhe, halb harjumus, sõltuvus, mingi negatiivne mõtteviis, negatiivsed emotsioonid selle karikaga, eks ju. Aga noh, karikad on ikkagi nagu romantikakaardid ka, et see võib olla mingi negatiivne romantiline side või suhe. Aga siin peaks tulema mingi selgus selle ässaga, selles mõttes on hästi nagu positiivne teile. Et jällegi siuke nagu päris huvitav lugemine, et noh, on küll nagu see elutee number 6, midagi see 33 võib siin ka mõjutada. Ma ei mäleta, mis seal 3-del oli, aga igal juhul tuleb siit teise rea alustuseks kohe välja anda ka karikate 2. Ja karikate 2 on nüüd hingesugulus sidemekaart ja siuke hästi nagu positiivne. Ta võib tähendada ka sõprussidet või mingit töösidet, aga kõige rohkem ikkagi nagu romantilist sidet või hingesugulist sidet, et see kaart ütleb, et kas kokku on saanud või kokku võivad saada 2 nagu hästi nagu erinevat, aga samas hästi sarnast inimest, et ühe nõrkused on teise tugevused ja nad nagu täiustavad üksteist ja loovad hästi nagu siukse harmoonilise siis suhte või sideme või hästi stabiilse ja turvalise, mulle tundub. Et ma ei tea, tundub, et see on nagu mingi romantiline side ja seda võib-olla ütleb ka järgmine kaart, sest on siin väljas sauade emand. Muidugi nüüd sauade emandal on hästi tugev seksuaalenergia, et selle seksuaalenergia peab natukene nagu ettevaatlik olema, et inimene ainult selle energiaga teie suunas ei tuleks. Aga samas sauade emand on kõige võimekam emand tarotpakis ja mina alati ütlen nagu seda, et see kaart siis on siuke nagu edukas ja enesekindel ja ta nagu tegutseb enda eesmärkide nimel ja ta lihtsalt saavutab, sest ta on lihtsalt endas nii kindel ja tegutseb kogu aeg edasi selle nimel. Et ma ei tea, kas see on siin teie energia, saavutate ise selle energia või on see teie jaoks ju kaustaja partneri lähedase isiku energiakaart, aga keegi siin kellegi suunas nagu liikumas on ja seda päris kiirelt tempol tundub selle sauaga, et väga-väga huvitav. Samas nagu ütlesin, tuleb natukene olla ka ettevaatlik, sest eelviimase kaardina on siit välja anda siis mõõkade paas ja mõõkade paas võib siis tähendada mingeid uusi väljakutseid ja noh, muidugi ta on siuke nooremapoolse austaja kaart, et võib tähendada proovile panevat austajat, aga samas ka mingeid hilinevaid uudiseid, mingi netisuhtluse energia on siin olemas, mingit värsket netisuhtlust võib tähendada ja kuna see on siuke noor energia, nooruslik energia. Muidugi võib ka kellegi jaoks olla lapse energia, kellegi võib väga nutikas laps olla, mulle tundub nagu, et mõõkadega inimene on hästi terava taibuga ja hea suhtleja, et siin võib kellelgi, kui teil on väike laps, siis ta võib hästi varajasest east rääkida nagu. Ja viimase kaardina, lisakaardina on siin tulemas grupile number 6 või 33, valetasin muidugi, ei ole tegelikult viimane kaart, tuleb ka Kuutaro kaart, aga eelviimase kaardina siis on tulemas välja müntide 8 ja noh, see on eriti mõnus kaart, sest see tähendab alati nagu arenguid sellisel juhul, kui te ise tegutsete, et see kaart ütlebki, et tark ei torma, et see on siuke nagu kannatlikkuse kaart ka, aga kui tegutsete, siis nendes olukordades peaks tulema teie jaoks positiivsed tulemused ja lahendused. Väga hea raha, siuke materiaalne energia, samas võib alati tähendada ka õppimist, treenimist, mingit harjutamist. Igal juhul väga positiivne energia. Ja võtame siis lisakaardina siit meister number 33 ja noh, ikkagi ka elutee number 6, väike lisasõnum, mis siit tulemas on. Ja tuleb siuke kaart, mis ütleb, et teie unistused vajavad praktilist plaani. Väga-väga huvitav ja tõesti siin on siuke nagu loomise energia ja mingi uus tsükkel saab sinna alata, millegist peate nagu lahti laskma, midagi, te ise teate, mis asi see on, millegist peate vabanema või lahti laskma, võib-olla mingid negatiivsed emotsioonid nagu minevikust, mingi olukorra suhtes. On siin ka 2 number 8 olemas, 88 võib kellegi jaoks olla mingi sünniaasta, elutee number 8 ei saa olla, eks ju, aga võib olla siin seotud elutee numbriga 8, et mingid võimalused siin nagu teil on elutee number 6 ja 33, aga see on huvitav, noh see ässa energia ka, see on selles mõttes hea, et peaks siin tulema nagu ka selgus, et ma arvan, et saate aru, kus suunas te peate nagu liikuma siin lähitulevikus. Ma ei tea, kas te midagi avastate või millegis jõuate selgusele, võib-olla see lugemine on see, mis aitab teil silmi avaneda, aga igal juhul peregrupi liikmetele meeletult suur tänu kanali toetamise eest ja kui kunagi läheb ka avalikuks teistele kanali vaatajatele, siis kindlasti visake peregrupi liikmetele tänutäheks pöidlan nuppe. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.
Tšau, elutee number 7, vaatame siis üle, mida see juunikuu on toomas teile, mis on tulemas elutee numbrile 7. Elutee number 7, no nii, midagi siit tuli, jaa, see meile sobib, huvitav. Vaatame veel elutee number 7, lõpukaardid, midagi on siit tulemas veel elutee numbrile 7. Ja midagi tuli, väga hea. See vist oli see viimane lõpukaart, võtame siis niimoodi, see tahab siia suruda ennast, see on siit tulemas ja läheb põnevaks, sest et esimese kaardina on teil väljas siin karikate 6. Ma ei tea nüüd, kas see kaart kukkus esimese kaardina, sellepärast, et ma tegelikult tahaksin hirmsasti anda nagu teistsuguses järjestuses, aga ma ei anna, kuna mulle tundus nagu, et see kukkus esimesena. Võin eksida, samas see selleks. Karikate 6 on siuke nagu hästi positiivne energia, kerge mänguline energia, võib tähendada üllatusi. Samas see on justkui siuke mineviku positiivne nagu tagasivaatamise energia või mingi peegeldumise energia, võib tähendada minevikust tagasi tulevat isikut, kellega on teil nagu positiivsed emotsioonid, sidemed, suhted, aga te ei ole teda võib-olla aastaid näinud. Samas võib tähendada suhtlussidet suurema vanuse vahega, aga igal juhul hästi positiivne, kerge mänglev nagu energia. Nüüd, aga teise kaardina minu arust kukkus välja sauade 10. Ja sauade 10 räägib siis justkui nagu vana raske tsükli lõpetamisest ja uue parema tsükli alustamisest. Sauadega on siin see aktiivne, loov ja mänglev nagu või kirglik energia. Ja see kaart igal juhul ütleb, et te peate nagu tegutsema, aga ta ütleb, et te võib-olla minevikus pidite nagu liiga palju nagu rabelema, ma ei tea mille nimel, et asjad oleks nagu hästi, mulle tundub. Ja samas nüüd on algamas uus tsükkel, kus te vabanete sellest mingist murest või mingist koormast. Ma ei tea, mis see teie jaoks täpselt on, aga võib see olla seotud ka raha ja materiaalsete asjadega, sellepärast et kolmanda kaardina kukkus nüüd siit pakist välja müntide 5. Ja müntide 5 on siuke pettuste, varguste, hüljatustunde kaart, võib tähendada materiaalseid probleeme, et igal juhul siin materiaalsete asjadega peate nagu ka igaks juhuks ütlen, et olema ettevaatlik, et keegi ei tule teile mingit pettust tegema, aga võite alati olla siuke nagu mineviku energia, et minevikus läks midagi halvasti, keegi valetas, keegi varastas, keegi pettis. Ja nüüd tundub, et ongi vaja sauade 10-ga see tsükkel siis nagu ära lõpetada ja alustada uut tsüklit, kus ei ole siis enam seda koormat või mure. Ja tundub, et see tuleb teie jaoks tegelikult edukas, sellepärast, et on teil siin väljas sauade 6. Ja sauade 6 on väga siuke võidukas ja edukas nagu energiakaart. Ta tähendab ka lavavalgust või isegi nagu mingit kuulsust või tuntust, aga ta on ka siuke nagu konkurentidele ärapaneku kaart. Et igal juhul mingi edukas nagu olukord või tuleb teie suunas või võib-olla te peate ise selles suunas liikuma, et sauad jällegi see aktiivsus, loovus, kirglikkus, eks ju. Muidugi on meil nüüd siin 2 number 6 olemas, 6 või 66, elutee numbrid 6, ma ei tea, seal 6-l oli rohkem 8-tega mingi teemaga, väga huvitav, tänastes lugemistes on olnud teiste numbritega mingid seoseid ja tuleb selle peale välja nüüd karikate 3 ja karikate 3 on väga hea, tegelikult on nagu sõprussuhete kaart rohkem, eks ju, et kellelgi võib siin tatoveering olla selja peal, mulle tundub, siin kaardi peal vähemalt on, järelikult teil on ka, on ju, aga see kaart võib tähendada nagu positiivseid nagu sõprussidemeid, et peaksite rohkem aega nendega veetma, aga ta võib ka tähendada mõnikord mingeid nagu pidustusi või tähistamisi ja sellisel puhul see kaart võib tähendada nagu uute nagu huvitavate tutvustega ja võivad need just olla siuksed positiivsed sõprussidemed, aga on ka romantika alati võimalik karikate näol. Muidugi tuleb nüüd aga hoiatuseks siin 6. kaardina teile anda karikate 7. Teie enda energia muidugi karikate poolest mitte kõige parem siin on ju, et ta tähendab küll suuri ootusi ja lootusi ja mitmeid võimaluid, valikuid ja olukordi, aga see kaart ütleb, et te peate nagu ettevaatlikult käituma või tegutsema, et te peate hoolikalt läbimõeldud otsuse ja valiku tegema, et ei tohi kindlasti liigselt kiirustada siin selle tegemisel, et muidu mingil juhul ta ütleb nagu, et te võite korrata nagu mingit mineviku tsüklit, et kui te ei ole õppinud siin enda veast ja teete uuesti samasuguse vale valiku, siis te kordate mingit tsüklit, ma ei tea, mis see teie jaoks tähendab, see võib tähendada mingit materiaalset olukorda, võib-olla mingi krüptosse investeerisite siin ja midagi kaotasite, praegu on veel vara ja kukub 40 peale, aga tuleb siit siis viimase kaardina selle peale välja
müntide 9 ja müntide 9 nüüd toob ülimalt positiivse nagu rahaenergia siia sisse, see on väga siuke iseseisev energia, luksuslik elu, nautimine põhimõtteliselt, eks ju, ja ta on natukene nagu üksildane kaart, et noh, muidugi siin on alati see papagoi või mingi linnukene on, eks ju, et võib tähendada mingi uus netisuhtlus võib ka kellegi jaoks alata, aga mulle tundub, et keegi saab siin nagu väga rahul olla mingi tulemuse üle, et siin on seotud midagi õnne ja loovusega, et igal juhul ülimalt positiivne siuke rahaenergia siin number 7-tele lõppu ja kindlasti noh, siin on see õiged valikud ja see vana tsükli nagu lõpetamine. Igal juhul olge valmis, siin mingid positiivsed asjad peaks ka tulema karikate 6-ga, aga igal juhul sauade 6-ga ütlen, et kui tegutsete, siis olete ka edukas. Elude number 7, see oli siis teie lugemine peregrupi liikmetele, kindlasti meeletult suured tänud toetuse eest ja kui näevad seda video millalgi ka tavavaatajad, siis kindlasti minge visake palun peregrupi liikmetele neid pöidla nuppe kommentaaridele tänutäheks, et nad toetavad kanalit. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau, elutee number 8 ja panin siis enne teie lugemist selle puhuri kinni ja hakkasin raha tuulde puhuma ja saate ilma kohinata kuulata, teistel on ilmselt mingi kohin taga. Vaatame, mis on siis juunikuu toomas elutee numbrile 8. Elutee number 8, juunikuu elude number 8 ja tuleb kohe enda energia, mis ei ole siin kõige positiivsem alustuseks, aga ei ole hullu, loodetavasti pöörame selle ikkagi ümber ja elude number 8 lõpusõnumid. Mis on lõpusõnumid? Ai, anna üks veel, anna midagi positiivsemat. Hea küll, sobib väga hästi, nägin ära. Sobib hästi, jätame selle siis täpselt viimaseks ka, sest tahame me ikkagi areneda ja mis siit nüüd nagu tuli? Esimese kaardina number 8 oli teil kohe väljas enda energia, mis on siis mõõkade 8 ja mõõkade 8 ütleb nagu seda, et te mõtlete mingit olukorda hullemaks või raskemaks, kui see tegelikult on. See on natukene koha peal kinniolek või kinniseismine, mitte tegutsemine, mitte suhtlemine. Siuke mõõkade energia on suhtluse energia, mingi suhtlus võib siin olla blokeeritud, aga väga võimalik, et te ise põete liiga palju ja peaksite lihtsalt selle sammu ära tegema. Sellepärast, et sorry, ja kindlasti see oli märk tegelikult. See asi oli praegu märk sellest, et te peate siin ise selle sammu ära tegema ja suhtlema. Mõõkade 8 ütleb seda, et te hoiate ise ennast nagu tagasi, et mitte miski tegelikult ei hoia teid kinni. See on hirmude kaart. Aga ma saan natukene aru, miks see hirmude kaart siin võib olla. Sellepärast, et tuli siin pakist välja ka müntide 5 ja müntide 5 on siuke nagu pettuste, valede, varguste kaart ja see kaart võib tähendada nagu seda, et te olete minevikus nagu petta saanud. Keegi on valetanud, keegi on varastanud või petnud siis, eks ju. Hüljatustunde kaart, materiaalsete probleemide kaart. Et praegu tasub natukene materiaalsetes asjades olla nagu ettevaatlik ja samas võib see nagu tähendada seda, et liigselt ei tasu nagu riskida uute mingite olukordade või võimalustega, aga kolmanda kaardina on teil siin olemas maag ja maag on tegelikult selline kaart, mis siis ütleb, et kui te ise tegutsete, usute iseendasse, suhtlete, manifesteerite, eks ju seda põhimõtteliselt ja tegutsete selle nimel, siis peaks teie jaoks siin olema kõik võimalik, sest teis endis on justkui kõik nagu olemas selle jaoks. Muidugi nüüd negatiivse poole pealt võib see tähendada siin numbrile 8 seda, et keegi võis siin kasutada mingit justkui musta maagiat teie peal minevikus ja läbi selle siis midagi varastada, valetada, mingi siuke huvitav nagu müstiline energia siin sellega ka on, et noh, ei taha küll nagu negatiivset vaibi siin tekitada, aga peate siis nii-öelda nendest negatiivsetest sidemetest või suhetest vabanema. Samas on teil olemas siin kohe ka õigluse kaart. Ja õigluse kaart on selline asi, mis ütleb, et universum paneb asjad paika, et ausus ja õiglus valitseks. Ja see kaart ütleb nagu, et kui te jäite mineviku olukorras nagu kannatanuks, siis tegelikult lõppkokkuvõttes te tulete siin mingist olukorrast välja võitjana. Tuleb siin, selgub mingi tõde või midagi te avastate või siuke nagu positiivsete uudiste kaart on see. Et ma ootaks mingit positiivseid tulemusi siin, aga tundub võib-olla, et see võib ka olla see, et te peategi siis ise nagu tegutsema mingi eesmärgi nimel
ja siis on tulemas positiivsed tulemused ja siis on tulemas ka päike välja. Ja lõvikaart, päike, üks minu lemmikuid, tuleb siia välja ja noh, päiksekaart on selline kõige rõõmsam kaart Taro nagu pakis ja kui see kaart tuleb nagu välja, siis midagi väga halvasti siin minna ei saa selle näiteks müntide 5-ga, eks ju. Et pigem mulle tundubki, et see ongi siin siuke nagu negatiivne, mingi must mineviku energia on siin, ma ei tea, kas keegi kellegile kasutas kuidagi midagi ära, mingi maagia oli siin mängus või mitte, aga igal juhul õiglus tuleb ja päike tuleb välja. See võib olla ükskõik milliste heade nagu positiivsete sidemete kaart, sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, muidugi romantilistesse sidemetesse ta võib isegi tähendada nagu rasedust, et ta on nagu siuke ülim positiivse energia kaart. Ja on siin olemas teil ka müntide 9 ja müntide 9 väga huvitav nüüd, et siin number 7-tel oli ka vist müntide 5 ja müntide 9 väljas. Et siin mingid rahaasjad võib siin olla seotud ka mingi teise elude numbriga. Muidugi 9, eks ju, müntide 9 on siuke nagu positiivne ja hästi edukas, võidukas kaart. Ta on küll üksildane, aga samas iseseisev, et ütleb, et ma saangi kõigega hakkama, mul ei ole vaja mitte midagi nagu, et mul on kõik väga hästi, ma naudin elu põhimõtteliselt, kaart on see luksusliku elu kaart. Ja midagi on siin seotud ka loovusega, noh, kuigi see on siuke nagu üksikkaart, siis ikkagi siin on see linnuke ja see võib alati tähendada, et midagi uut võib siin alati ka mingist netisuhtlusest, muidugi olge ettevaatlikud mingite petturite osas. Ja üldkokkuvõttes on siin olemas veel teil sauade 7. Sauade 7 siis ütleb seda, et te peate jääma endale nagu kindlaks ja tegutsema selle nimel, mis te endale nagu ette näete. Et ta on endale ja enda põhimõtetele kindlaks jäämine ja ütleb ka seda, et ärge liigselt palju nagu kuulake teiste inimeste nagu kõrvalist arvamust või mingeid siukseid soovitusi, et see võib tähendada nagu seda, et keegi meelega üritab teile nagu halba nõu anda, et teid nagu teie hoogu pidurdada, mulle tundub, või siis teelt nagu kõrvale teid suunata. Et peate jääma siin mingis olukorras endale kindlaks ja nagu ma ütlesin, tuleb siit lisakaardina parem lõpukaart ja on selleks lisakaardiks siis müntide 8 ja müntide 8 läheb ka veel ideaalselt kokku selle müntide 9-ga, sest kui meil tuleb 2 kõrvuti olevat samast mastist kaarti välja, siis see tähendab igal juhul selle kaardi aspektis arengut ja mündid on siis hästi siuksed viljakad, rikkalikud, külluslikud kaardid ja noh, müntide 8 iseenesest on natukene siuke aeglase loomuline, et ta tähendab kannatlikkust, et kes tasa sõuab, see kaugele jõuab, aga ta on, ma ei tea, siuke nagu treenimise, õppimise, harjutamise kaart, müntidega väga hea töö ja raha energia, et igal juhul kaart ütleb seda, et kui te tegutsete enda mingite eesmärkide nimel, siis te näete ka positiivseid tulemusi ja on see täiesti teie enda energiakaart jälle, eks ju, ja on meil siin nüüd 2 8 ka väljas, võib siin 88 olla kellegi mingi elutee või mitte elutee number, vaid sünniaasta ka, aga igal juhul kindlasti jah, tasub siin tegutseda, mineviku hirmudest tasub siin nagu lahti lasta ja väga võimalik, et siin esimese kaardiga mulle tundus, et peate siin ise mingit ühendust võtma, et peate olema julge ise ühendust võtma ja peale seda saavad mingid asjad hakata nagu siin liikuma, et mingi, ma ei tea, midagi on siin seoses selle nagu minevikuga. Aga oli meeldiv number 8, et peregrupi liikmed, aitäh, et te toetate kanalit ja kui vaatavad seda videoga teised vaatajad kunagi hiljem, siis kindlasti visake peregrupi liikmete kommentaaridele pöidlan nuppe tänudajaks, et nad toetavad kanalit. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki-tšau, elutee number 9 ja vaatame siis üle, mida see juunikuu on toomas siin teile ja elutee number 9 energia, elutee number 9 saate siis ka teie kuulata siukest vaiksemat lugemist, et panin siin 8 ajal puhuri kinni ja seda kohinat siin taga ei ole ja võtame siit paar lõpukaarti numbrile 9. Oi, seda on palju, ärme nii palju võtame siit ühe või kaks lõpukaarti ja midagi siit tuli, vist tuli 1, äkki tuli 2, ei siiski 1, aga huvitavad energiat siin on. Natukene on siin alustuseks kohe mingit negatiivsust, sest on siin väljas müntide 5. Millegipärast minu arust see on 3 numbrit nüüd järjest lauale ka tulnud. Samas on siin olemas ka natukene nukker mõõkad 9 ja ajastused kohe karistasid, panin üle pika aja niimoodi, et ühe kaardi välja ei seletanud seda ja kohe teise kaardi selle mõõkad 9-ga ja noh, 9 teie enda energia, siis kohe tulid laks mingid ajavastused selle peale. Hea küll, on ju, müntide 5
esimese kaardina tähendab siis natukene niisugust nagu varguste või pettuste nagu energiat, et rahaasjadega kindlasti peab nagu olema ettevaatlik. Ta võib tähendada nagu materiaalseid probleeme ka, aga samas ta võib olla nüüd kindlasti niisugune nagu mineviku energia. Et minevikus saite petta, keegi valetas, keegi varastas, tegi haiget, mis iganes. Et suur tõenäosus on, sellepärast et teise kaardina see mõõkade 9, mis siin välja tuli, on niisugune nagu mineviku kahetsemise kaart. Samas, kui teil ei ole see nagu energia omane, siis on see kellegi teise inimese energia. Et ma ei tea, kas keegi tunneb, et ta pettis teid minevikus või valetas teile või keegi kahetseb midagi. Et selline võimalus siin on olemas, siin on nagu sihuke unepuuduse energia või halbade unenägude energia. Samas 9 on siuksed nagu lõpetamiste energiat ka, et see kaart võib ka nagu öelda seda, et on aeg nagu lahti lasta mingist mineviku nagu negatiivsest kogemusest või sündmusest või energiast, et keegi võib-olla hoiab siin liigselt kõvasti kinni veel mingit halba kogemust nagu minevikus. Et see võib siin hästi tugevalt nagu sees olla ja muidugi selle peale kohe peale number 9 nägin ma siis, et on ka laual müntide 10 ehk siis arenguenergia igal juhul, kui numbrid kasvavad, on ju. Aga müntide 10 tegelikult mina ütlen, et on kõige parem nagu 10 kaart. Sest müntide 10, ta on hea nagu õnnes, ta on rahaasjades hea, eks ju, samas ta on ka nagu pere ja materiaalse, nagu siukse, mitte materiaalse, vaid armastuse energia on sama, mis nagu külluse energia. Ja kuna selles kaardis on nagu kõige rohkem seda nagu külluse energiat, siis võib see tähendada nii armastuse energiat kui ka materiaalset energiat ja siukest just nagu õnne energiat, et ülimalt positiivne mingi uus tsükkel peaks siin kellelgi nagu olema alanud või peatselt hakkama. Aga selle jaoks mulle tundub, et on vaja lahti lasta mingist mineviku, ma ei tea, mis see teie jaoks on, mingi raha kaotus, töökoha kaotus, petmine, valetamine, varastamine selle müntide 5-ga. Et noh, peate ka olema nagu hetkel ikkagi ettevaatlik raha asjadega, et ei tasugi nagu mingitele kõrvalistele isikutele usaldada enda mingi materiaalseid või raha asju. Aga mulle tundub, et siin mingi suhtumine peab nagu muutuma ja mis võib seda aidata muuta, on mingid positiivsed sõprussidemed. Ja muidugi tasub siis rohkem aega veeta nende positiivsete sõprade seltsis. Samas võib see tähendada ka mingeid pidustusi või tähistamisi. Ja ta ütleb, et pidustuste või tähistamiste käigus võite te tutvuda mingite uute huvitavate inimestega. Et kellega on võimalik siis luua positiivseid nii sõprussidemeid kui ka romantilisi sidemeid, sest karikates on mõlemad nagu olemas. Et hästi siuke nagu positiivne energia selle poolest ja tuleb siit ka veel sisse müntide baas. Ja baasid on nüüd hästi siuksed nagu nooruslikud energiad, mõni ütleb nagu lapsikud energiad, aga ta tähendab mingit võimalust ja ta võib tähendada muidugi nooremapoolset kas heal järjel olevat austajat või viljakat austajat. Et siin see energia on ka täiesti siuke nagu natukene isegi rasedus selle viljakusega, et müntide 10 tegelikult on ka väga hea nagu siuke pereenergia, et siin on siuke pidustused ja tähistamine ja naine ja mees ja lapsed ja koer ja kuskil on ilmselt kass ka ja mis iganes, on ju. Et võimalusi on palju, aga ta võib ka tähendada väga head materiaalset mingit võimalust, et ütleb, et haarake kinni mingist võimalusest või mingist olukorrast, et see on teile nagu kasulik. Eriti siis külluslikus mõttes, et on see siis materiaalne või romantiline, eks ju. Ja viimase kaardina elutee number 9 on teile tulemas välja õigluse kaart. Ja see on nüüd ilmselt võtabki siin tegelikult täiesti teie lugemise kokku, sellepärast et ütlebki, et minevikus on olnud siin mingeid halbu kogemusi, sündmusi, inimesi ja tegelikult nüüd õigluse kaart ütleb seda, et universum paneb asjad paika, et ausus ja õiglus valitseks ja kui te mineviku olukorras jäite nagu kuskil kannatanuks, siis lõppkokkuvõttes te tulete sellest olukorrast välja nagu võitjana ja see võib hoopis olla see, miks siin on väljas see mõõkade 9, et siis te liigute nagu paremal suunal edasi ja võib-olla siis see inimene minevikust nagu märkab, et ta nagu oli halb teie vastu või tema oli olukorras nagu justkui mingi süüdlane või mulle tundub nagu, et see inimene võib-olla tegi teid maha või teid süüdlaseks mingis olukorras, kuigi tegelikult oli tema ise nagu süüdi ja teie ellu tuleb mingi uus võimalus või mingi uus valik ja hästi siuke nagu positiivne energia selle õigluse kaardiga. Et igal juhul, kui jäite olukorras, mingis mineviku olukorras kannatanuks, võib-olla ka materiaalses mõttes, siis peaks nii-öelda see uus tsükkel tulema siis helge selle
selle müntide 10-ga ka, et nii materiaalselt kui ka siis pereenergias. Aga grupp 9 peregrupi liikmetele kindlasti meeletult suured tänud kanali toetamise eest ja kui näevad seda videoga tavavaatajad mingi hetk, siis kindlasti visake peregrupi liikmete kommentaaridele ka neid pöidlanuppe tänutäheks, et nad ikkagi toetavad kanalit. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.